Teie ees on Kuusalu pasunakoor ja Kuusalu kunstide kooli sümfooniaorkester, kuna ajaloos on teada, et tegelikult kõigepealt, kui hakati instrumentaalmuusikat tegema, siis nii 150 aastat tagasi umbes meie kandis, siis kõigepealt püüti muide viiulitega koos seda pasunakoori asja ajada. Aga siis kuidagi viiulitega seal õues ei saanud ka mängida ja nii edasi. Aga tegelikult alguses oli nii, et olidki keelpillid ja puhkpillid ja pärast hiljem kujunes välja see puhkpilli orkestrite traditsioon. Ja tõesti see kõige esimene lugu olla olnud Võtkem Jumalat. Aastal 1870, millal märgitakse, et eks seda tegevust alustati nagu ikka natuke varem, aga siis sellel aastal siis sügisel ühel mingil kirikupühal tuldi siis välja ja püüti see esimene koraal Võtkem Jumalat ära mängida neljakesi. Kõige tähtsam on ta, et orkester tegutseb. Tänu kunstide koolile on meil ju noort põlvkonda peale tulemas ja kui noori poleks, siis me oleks ammu ilma välja surnud. Tänu kunstide koolile ja paljuti ikkagi tänu Otile, kes seda jõuku suudab ohjata ja edasi viia, toob meile pidevalt uusi huvitavaid lugusid, mis on vanadele meestele huvitav mängida. Meie orkestrit, ma arvan, eks paljusid on tegelikult ikkagi sõna otseses mõttes elus hoidnud ka ikkagi see laulupeo liikumine ja protsess, et see rütm paneb teatud nagu heas mõttes sunni peale, eks ole, aga õnneks meil on selline vaim, ma arvan, et orkester, isegi kui need asjad on natuke üle jõu, me ikkagi hambad ristist anname oma parima. Võib-olla see hetkega ei saa sellest aru, aga siis, kui sa mingi latti ületad ja mingi asi läbi on saanud, tegelikult see hoiab meid kõiki vormis. Jakob Priimann oli üks nendest meestest, kes tegelikult seda nii siin koorilaulu kui ka orkestrimängu ja üldse siin kultuurielu edendas, siis tänaseks 145 aastat tagasi kõik see algas ja selle Kuusalu pasunakoori vana pildi peal aastast 1894, kui ma ei eksi, on siis Jakob seal keskel tuubaga. Täna mul on suurim au anda seekord siis Jakob Priimanni meenutis Taavi ja Niina Eskole.
vanasti olid lood lihtsamad. Kuidagi jah, niisugused rahvalikud tsumba lood olid lihtsalt ja no ikka praegu on nagu raske ja vahest on proovi kõige toredam aeg on see, kui koguneme kokku ajame juttu ja siis, kui noot ette tuleb, no siis kui ootad, et lõpeks nüüd ära. Jüri rääkis, et algul võtad noodi ette, ei saa jagu. Ott räägib ära, kuidas käib ja siis proovid ja tuleb välja ja ei olegi raske. Ma mäletan, kui Ott meile tuli nagu juhatama, siis ta tõi meile päris tavalised lasteorkestrite lood, mis ei olnudki nii väga lihtsalt mängida, et korralikult ära mängida, aga siiamaani on meist asja saanud ja aitäh Otile. Mida raskemad ülesanded on, siis ma arvan, meie orkestrile see on väga hästi mõjunud. Vahel on nii, et need on liiga rasked ja see võtab tuju ära, aga minu arust praegu me oleme kõik need asjad, mis me oleme ette võtnud, ma arvan, me oleme nagu auga nendest välja tulnud. Rahvas on saalis, eks ju, aplaus on aus ja see ongi see, mida me vajame, seda tähelepanu ja tunnustust ja siis me tahame edasi. Kõige hullem on, kui sa teed neid asju, sa arvad, et seda on kellegile vaja, aga su ees on näiteks tühi saal. Meil on küll olnud suurim rõõm, vähemalt kui me oma suuri juubelikontserte teeme, täismaja on meil alati olnud ja väga tore, tõesti, see on parim kingitus tegelikult sellele pasunakoori liikmele, näha tervet saalitäit inimesi, kes tõesti toetavad sinna oma aplausiga.